Rannametsa, kõrves istub siis Rannametsa Valdo. Kuidas sul siis selle aastaga läinud? Aasta hakkab tõesti läbi saama ja kalapüügi mõttes räimehooaega on normaalne. Räimi saime rohkem kui eelmise aasta. Teenistus oli natuke parem, räimi eest maksti natuke rohkem. Et võib jääda rahule. Aga edekohes ja ahunapüük ja suvi oli ka kala veel. Kuni mingisuguse oktoobri lõpuni. Aga siis edekohe novembrist alates või on ikka väga lahjad see kalapükk olnud. No sass see Kihnu kalur siis ka siuksel talvel teeb? Talve ikka võib kõiki teha. Eks mõtleme juba järgmise hooaja peale, järgmise räimepüügi peale. Natuke nüüd, kalur peab omal ka kõik puud tegema metsast ja igasugused paadid, seadmist natuke ning masinad natuke vaatamist. Ning siis talve paneme ikka muti tee alla ja omale värskid saab ikka ka väga suuremad saakaid asu loota. Kas praegu juba jääb veel ka olete saanud või veel ei kannata? Üks kuu ikka püüki peaaegu läbi. Tänavast esimest üle pikk mitme aasta 8. detsembri lasi mutid nagu Pärnu lahe peale kohapüüki. Aga minu elus selle 30 aastaks lahjad aastat ei pole olnud nagu nüüd oli. Et mutid püüdsid küll ning nüüd siis mingisugune 18 või 19. See oli 20. kuupäeval. Ja läks minema lihtsalt. Siis mutid jäid veesse, siis võistlemiste abiga tõi oma mutid veest välja. Aga kala oli ikkagi vähe. Põhiled püüsed käde sai. Ning nüüd võtta muud jääd. Kihnu all meil praegu ka 6 mutti püüab sii kaabli kantis või. Kävsi üleile kävsi ühe avisai, 2 kokre, ühe säri. Pere oleks söönud. Aga teiste jaoks ei oleks. Aga nüüd ju võide kohe tuleb vast jälle jää ja külm, siis hakata omale morelli ja värkid saab ikka. Ega siis põhiline tegelemine millegiga. Aga mitte kodu asju. Mulle ei meeldi see. Sasse see järgmine aastaga kaluritele õde tõob? Praeguse seisi järgi miti on räimemeeste kamp on koos, nagu kellega kevade püüdme lähme. Aga miti mõjutab ka poliitiline otsus ju, mis seal Venemaal ning Ukrainas toimub või Ukrainas just toimub. On praegu kuulda, et räime ostmisega on raskusi. Isegi eelmise aasta räime alles müüdi nüüd hiljuti. Et kas kevade on seda ei enda või pole mitte, et mis tasub püüdme minna. Aga see kalapüügi värk on näol mea mäletasi 20-30. Kalajõnd on ikka sama. Aga elu läheb ikka oma rada ning asjad läheb järjest kallimaks. Ei tea, kaua see kestab see, et just et kaluritele maksta rohkem. Muu rääkad et ettevõtjatele, et kulud on suuremad, nüüd elekter läheb kallimaks, kõik läheb, aga nagu kaluritele see üldse mõjukski. Meitel ju ka raskem selle jaoks. Eks sellepärast need nooremaid püüdja sina vähe on ka ikkagi küllaltki siuke piiripealne värk selle tasuvusega. Sa asja siis ka ennustad, et mis sellest räimepüügist saab, kui kaua seda veel see jätkub? Me arvan, et jätkub ikka kaua, kui räime kogu ostetakse. Kui selle räimel on natuke turgu. Praeguste seisu järgi, vaadates meid vanusi ning kõiki, me olen neist üks vanemaid olnud ja ma paku ikka 5-10 aastat ikka võib-olla kestab veel see asi, vähemalt. Et mehi siis ikka on? Ikka, kas või mingi üks kamp jääb ikka järgi, kui järjest jääbki neid puita vähemakski räimepüüded, aga kaua kui igal pool, kui on räimel turgu või selle kalal inimesed, siis tulevad inimesed seda tööd tegema ju. Kui enam räime tõesti müüa ei põle, siis võib ka see 1 aasta pealt ära tulla. Ega päris meie seda neid tonna räimi ei jõua ise kodu ja see mitte. Aga sa asja siis tahad, et kaluritele ka soovime, et kui? Kaluritele tahaks ikka, et kala on, et need riigi oma ametnikud kõik teeks oma tööd korralikult, et laseks meitel võõrliiki natuke korvani piiraks, ülgesi on väga paljuks läinud. Nende kohta me mõista kedagi öelda, et need nagu mitte oma ülged on ju, aga neid on iga aastaga läheb rohkemaks ning selle jau on kalurite elu raskem.
püünise lõhkvad ning. Aga noh, eks riik siis natuke mitte aitab ka, kui nende ülge lõhkmise, ülge püünised lõhkvad natuke toetakse rahaliselt. Kui keegi üles annab selle, nagu küsib raha toetust. Aga ju ikka, inimene ju kohaneb, me peame ka kohanema, küll me hakkama saama.